Tere! Olen Tiia Salm ja tutvustan täna teile Kuldvillaku võistlusmängu loomise keskkonda e-Quits Show. Ekraanil ongi avaleht sellest keskkonnast ja asub ta siis aadressil e-quitsshow.com. Keskkond on tasuta ja ka kasutajaks ei pea ennast registreerima, et saaksin siis tegutseda. Nüüd, kui me seda avalehte vaatame, siis hakkavad meil siin silma kaks linki. Üks on browse link ja teine create link. Nüüd browse lingi alt me saame otsida juba valmis võistlusmänge, aga nad on siin enamjaolt inglise keeles. Meil läheb täna vaja create nuppu, sest meie hakkame looma Kuldvillaku võistlusmängu. Nüüd on kaks võimalust, kas ma vajutan siia create lingile või ekraanil paremal pool on meil tegelikult juba mängu loomise algus ka olemas. Nii et kas ma nüüd trükin pealkirja paroolid siia paremale poole või vajutan create nupule, siis vahet ei ole. Mina praegu vajutan create nupule ja avaneb meil siis nüüd uus lehekülg. Ja kõigepealt panen ma siis oma mängule pealkirja. Mina teen Kuldvillaku metsloomade kohta ja panen pealkirjaks metsloomad. Nüüd järgmised lahtrid on parooli ja sama parooli kinnituse jaoks. Nüüd miks on üldse parooli vaja? Kuna me siin keskkonnas toimetame, me ei ole selle keskkonna kasutajad, siis parooli on vaja selleks, et ka hiljem oma võistlusmängu saaks siis redigeerida, parandada, täiendada, muuta. Ja hea on ta ka siis sellepärast, et keegi teine ei tuleks siia meie tööle mingeid parandusi, täiendusi tegema. Parool tasuks endale kindlasti üles kirjutada, et see meelest ära ei lähe. Nii, ja panen parooli teist korda. Nii, siis panen linnukese veel kasutustingimuste ka nõusoleku kastikesse ja vajutan nupule create. No nii. Ja avaneski meil siis Kuldvillaku nüüd ekraanipilt, mis on kindlasti paljudele tuttav. Nüüd näete pealkiri metsloomad, mis ma panin, on ilusasti olemas. Ja nüüd siin päris üleval reas on siis teemade ehk kategooriate sisestamise võimalus. Tavaliselt nendes Kuldvillaku loomise keskkondades on võimalik siis kasutada 5 erinevat kategooriat ehk teemat ja 25 küsimust. Nii et iga teema alla 5 küsimust ja küsimused lähevad siis sellise loogika järgi, et esimesel real on 100 punkti küsimused, teisel real 200, 300, 400 ja viimasel real 500 punkti küsimused. Et see on hea võimalus neid küsimusi diferentseerida, nii et 100 punkti küsimus on lihtsam ja 500 punkti küsimus siis kõige raskem. Nii, mina panen siis kategooriateks nüüd erinevad metsloomad ja esimeseks loomaks panengi siis põder. Teiseks loomaks panen hunt. Kolmandaks näiteks rebane. Neljandaks panen haljänes. Ja viiendaks panen hoopis kobras. Nii, nüüd ma olen paika pannud siis kategooriad
ma kindlasti ka salvestan need. No nii, nüüd juhtus selline lugu, et kuna ma siin enne teisi ei salvestanud, siis nad kadusid ära, panen nad uuesti. Nii, ja ma kohe selle siis salvestan, siis ta jääb ilusasti alles. Nii, rebane salvestan ja nii, salvestan. No nii. Ja salvestan. Nüüd on mul paigas kategooriad ja ma saan neid alati muuta, kustutada ja mingisuguste muude teemadega siis asendada. Nüüd küsimuste lisamine on hästi lihtne. Selleks, et küsimust ja ka vastust lisada, teen lahti esimese akna ja siin on kohe näha, et tegemist on 100 punkti küsimusega ja siia ülesse lahtrisse sisestangi siis küsimuse. Nii, küsin siis põder on ja nüüd ma soovin anda näiteks õpilasele valikvastused. Panen siit taim, toiduline, loom, toiduline või segatoiduline. Nii, ja vastuseks siis kirjutan õige vastuse, põder on taim, toiduline. Nüüd kuldvillaku mängus on ka selline süsteem, et vastused algavad sõnadega siis kas kes on või mis on, aga ei pea seda süsteemi kasutama, võib ka täiesti esitada küsimuse ja siis vastuse. Nii, olen selle küsimuse ära pannud, vajutan salvesta ja continue. Nii, ja olengi jällegi tagasi nüüd mänguväljal ja näete, nüüd siia küsimuse või selle ruudukese asemele ilmus nüüd 100, mis annab mulle märku sellest, et ahah, ma olen siia küsimuse ja vastuse juba trükkinud. Nüüd on mul vaja siis kõik ülejäänud 24 küsimust välja mõelda, sisestada ja ka vastused juurde panna. Mina seda praegu siin tegema ei hakka ja kui ma selle töö olen nüüd kõik ära teinud, siis kõige all on siin submit ja save, et ma nüüd salvestan oma töö. Mina salvestan praegu nüüd oma pooleli oleva töö ja tänu sellele, et mul on olemas parool, ma saan seda hiljem igal ajal täiendada. Vajutan nüüd save klahvile ja nüüd avanes mul siis niisugune pilt. Nüüd annab keskkond mulle 2 erinevat aadressi. Üks neist on siis equizshow.com play ja nüüd kood 9810, vot see on nüüd konkreetse kuldvillaku mängu kood ja kui ma nüüd tahan seda klassis õpilastega mängima hakkama, vot siis just sellelt samalt leheküljelt ma võtangi nüüd selle mängu lahti. Teine on nüüd täpselt samasugune aadress, aga sõna play on asendatud sõnaga edit. Edit tähendab muutma ja kui ma selle lingi lahti võtan, siis saan ma oma mängu siis salasõna sisestamisel edasi teha, muuta, täiendada või parandada. Mina võtan praegu lahti nüüd lingi, kus on play ja kui nüüd avada kuldvillaku mäng, siis avaekraan näebki välja selline, kus on pealkiri, siin on play nupp, kust ma saan siis avada mänguvälja, seda mängima hakata, on edit nupp ka tegelikult, kust ma saan seda siis muutma hakata ja on ka veel print nupp
nii et ma saan kõik küsimused ja vastused ka välja printida. See on õpetajale hea, et ma näen nii küsimusi kui näen ka siis õigeid vastuseid. Ja siit ma saan nüüd ka määrata, mitu võistkonda parasjagu mul võistlema hakkab. Et saab moodustada siin kuni 6 võistkonda. Nii, võtangi lahti siit, näiteks moodustan klassis õpilastelt 3 võistkonda ja nüüd vajutan play nupule. No minul on siin poolik töö praegu, nii et põhimõtteliselt ma siin praegu midagi mängima hakata ei saa. Aga nüüd, kui te siia allapoole vaatate, siis ei ole seda nüüd näha siit, siis siia päris alla jäävad siis võistkondade nimed ja kui on vastatud õigesti, siis õpetaja vajutab correct nupule ja vastava punkti arvu saab lisada siis sellele võistkonnale. Kui vastus oli vale, siis vajutab incorrect nupule, nii et aga see on nüüd juba vaja kokku leppida, et kas me laseme vastused miinusesse või ei lase. Mina lähen nüüd back nupuga korraks tagasi ja olen nüüd jällegi siin e-Quiz lehel ja nüüd ma näitan, kui ma võtan siit selle browse nupu lahti, siis tegelikult on mul võimalus oma seda mängu, kui ma tean ja mäletan pealkirja, siis mul on võimalus siit ka süsteemist oma võistlust siis üles otsida. Või vastasel juhul peab mul kindlasti olema, kui ma teda siit ei leia, peab mul olema kindlasti salvestatud kuskile nüüd oma mängu konkreetne aadress. Aga nii lihtne see ongi ja soovin siis usinat koostamist ja toredat mängimist oma õpilastega.